Kõige esimeses episoodis räägime me teemal teadlik õppija. Külas on eksperdiks Merili Ginter ja noorena Kaimeli Kapten, kes on lisaks inspireerijatele ka suured raamatuhuvilised. Ja täpsemalt räägime siis sellest, kuidas raamatutega õppida, millised nipid on head, et saada aru, kuidas õiget teavet eristada. Tere tulemast taskuhäälingusse inspireerivad raamatud. Mina olen Triin Sooer ning see taskuhääling valmib noorte infoportaali D5 eestvedamisel, olles toetatud Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud Euroopa noorteaasta tegevustest. Kui sa veel ei tea, mis on noorte infoportaal D5, siis tegemist on Haridus- ja Noorteameti ehk Harno hallatava infokanaliga ja seda teatakse kui teenusena noortele. Aga täna kõige esimeses episoodis inspireerivates raamatutes on külas juba omaette väga inspireerivad isiksused. Ja äkki alustamegi sinust, Merili. Ole hea, tutvusta paari sõnaga, kes sa oled, millega tegeled ja mis sind raamatutega ühendab. Tere Triin, aitäh, et kutsusid. Mina olen siis Merili, mulle meeldib ennast kirjeldada kui maailma muutjast entusiasti. Ehk siis juba tegelikult põhikooli lõpus saadik on mind saatnud selline soov maailma muuta ja olen tegelenud siis nii erinevate heategevusprojektidega, kust minu teekond justkui alguse sai ja olen nüüd otsapidi siis sotsiaalse ettevõtluse juures ehk siis sellist tüüpi ettevõtluse juures, mille eesmärk ongi kas ühiskonnas või keskkonnas mingisuguseid probleeme lahendada. Ja raamatud tegelikult saadavad mind pidevalt, ehk siis iga hommik, iga õhtu üks minu selliste rutiinide osa ongi raamatute lugemine. Ehk siis iga hommik õhtu ma vähemalt paar lehekülge loen ja need saadavad ja kujundavad minu teekonda kindlasti hästi palju ka. Kaimeli, sina oled meie tänane teine saatekülaline justkui noore rollis. Mida see tähendab sinu jaoks olla noore rollis teadlik õppija taskuhäälingus? Jah, tere, mina olen Kaimeli, et tõesti väga äge kogemus, et kuigi praegu ma tegutsen üsna kohalikul tasandil, olen pärit nimelt Türilt, kus olen lõpetamas ka gümnaasiumi, siis raamatut, kui selline on minuga olnud ka alati, mäletan juba lapsest saati, kuidas ikka ei saanud enne magama minna, kui keegi ei olnud mulle raamatut lugenud ette ja kodus on alati meil hästi palju raamatuid olnud ka. Aga võib-olla selline suurem armastus üldse raamatuid nii-öelda igapäevaselt lugeda on just viimaste aastate jooksul tulnud, kus olengi just leidnud, et raamatud aitavad tõesti nagu täiendada seda, mida ma koolis õpin. Ehk siis justkui see iseõppimine ja vahepeal nagu tunned, et saad mingid teadmisi juurde ja siis kuidagi tahad nagu ka õpetajale öelda, et vaadake, ma õppisin seda, me võiksime seda rakendada, et see on see, mida raamatud pakuvad. Ja siinkohal tegelikult küsikski kohe, kui sul selline entusiasm on, et näed seda ja seda õppisime, et kui üks 10-aastane väike armas Junsu küsiks sinu käest, et ta on just lugenud ühe kohustusliku kirjanduse raamatu, et aga miks mul seda siis päriselt vaja on, mis sa talle vastaksid? Tihti on see, nad ütlevad, et ma loen kohustuslikku kirjandust ja see justkui välistaks selle vabavaliku kirjanduse, aga tegelikult sa saad ju mõlemat lugeda, sa saad nii kohustuslikku kui seda, mida sa tahad, sest kui mina vaatan tagasi, siis tegelikult need kohustusliku kirjanduse raamatud on sellised, et tänu õpetajale ma nendeni jõudsin ja ise ma võib-olla poleks neid kätte jõudnud, ka praegu näiteks gümnaasiumi ajal, et sellised teosed, et alguses tundub selline päris raske, aga pärast, kui oled läbi närinud, saad aru, et see oli ikka tõeline delikatess, et näiteks kuritöö ja karistus ja koolis on veel see element ka, et me arutame neid läbi, me tõesti üritame sealt midagi kaasa endaga võtta ja seetõttu väga minu arust on kohustuslik kirjandus tõesti väga oluline asi. Hea, et sa selle kohustusliku kirjanduse poole sisse tõid ja siinpool võib-olla küsikski Merile käest, et sina, kes sa nüüd oled juba ülikoolis toimetamas ja kõike muud, kui palju sa tajud oma elus, et see kohustuslik kirjandus või selle lugemine on midagigi kaasa aidanud? Ma arvan, et tegelikult on hästi palju, et isegi, ma ei tea, inimestega niisama vesteltes vahepeal tuleb üles, et oi, et teda see õiguses mäletad seda osa sealt või ma ei teagi teiste nagu teoste kohta samamoodi, et need jututeemad tulevad ikka vahepeal üles ja siis küsivad vahepeal, et okei, et kas sa ikka seda teost oled lugenud, siis ütled, jaa, ma ikka lugesin seda ka. Et sellised kuidagi isegi vahepeal, ma ei tea, ta annab just kui krediiti sotsiaalses mõttes juurde, et kui sa oled mingit teost lugenud.
ja teise poole pealt ma arvan, et hästi palju on mulle andnud ka see, et lihtsalt kuidagi avardab seda maailmapilti, et ma mäletan Kuriteo ja karistus oli üks minu kuidagi ehedamaid mälestusi kohustusliku kirjandusega seoses, sest ma mäletan, mina läksin teosesse nii sisse, et ma mingi päev kõndisin siis tänava peal, kuulsin politsei sireeni, mõtlesin, mulle tullakse järgi. Sest ma olin nii sellest nagu teoses sees, et see hästi nagu sellist kuidagi avardas seda mõttemaailma tõesti ja kõik teist teost niisamuti. Kaimeli, kas sa oled ka vahel tajunud seda, et sa lähed mõnda teosse nii sisse, et justkui ei tuleks sealt enam välja? Mul oli Harry Potteriga niimoodi, et ma kõndisin maa ringi, pime tuba oli ja järsku mõtlen, Voldemort tuleb, siis tuled läksid põlema, siis tegelikult kass liikus ringi hoopis. Ja seda on päris korduvalt juhtunud, aga minu jaoks on see justkui märk, et tõesti tegu on väga hea raamatuga. Harry Potteriga oli mul täpselt samamoodi. Neid osasid on vist 7. Ma ei saanud enne eluga edasi minna, kui ma olin kõik läbi lugenud, isegi kui mõni oli lihtsalt selline telliskivi, aga ja vahepeal, kui mõtled, et sul on nagu kiire, siis sa lihtsalt võtad selle aja, sest see on sinu jaoks nagu prioriteet. Mingis mõttes nagu Netflixi binge-watchimine, aga nagu raamatutega. Et mis veel näiteks kohustusliku kirjanduse poole pealt 1984, et kuna see on küll aastaid tagasi kirjutatud raamat, aga arvestades nagu praegus toimuvad, see kuidagi nii haakus tänapäevaks ja mõtled, et äkki see raamat on justkui nagu praegu kirjutatud. Et kuidagi ei saa olla lihtsalt, kui sa ei ole seda nagu lõpetatuse tunnet saavutanud. Aga raamatud ja teadlik õppimine, et kuidas need omavahel võiksid päriselt siis seotud olla? Mis sa arvad näiteks Merili? No ma ütleksin, et raamatud on nagu üks vorm, kuidas seda teadlikult õppimist arendada endas. Et minu jaoks isegi see, kuidas ma praegu loen raamatud, on totaalselt erinev, kuidas, ma ei tea, kas või 2 aastat tagasi lugesin, et nüüd ma oskan palju paremini kuidagi, kuna ma loen ka palju sellist erialast kirjandust näiteks, et ma õpin turundust, siis ma loen ka turundusraamatud, et nüüd kuidas ma praegu proovin sealt ammutada enda jaoks praktilisi asju, et see on hoopis teine ja ma olen sealt justkui õppinud, kuidas seda õppimist veel enda jaoks paremini kujundada. Ja teise poole pealt kindlasti ka raamatud on nagu teissugune vorm, et kui me muidu koolis või ka ülikoolis tihtipeale on pigem auditatiivne see ja visuaalne nagu meeled, mis me kasutame, eks kuuleme või vaatame, siis kui sa loed, siis sa kasutad tegelikult termisi nagu meeli ja mõtestab võib-olla teistmoodi läbi ka. Kui nüüd kuulaja kuulab ja mõtleb, et okei, ma võtan selle targa raamatu kätte, siis millised oleksid teie nipid näiteks markeerimise või üldse üles täheldamise koha pealt? Minu jaoks näiteks oli, kui ma käisin suvel meediaagentuuris praktikal, meil olid raamatud meediatööna sees. No ma ütlen ausalt, minu jaoks oli see südant lõhestav, kui ma pidin raamatusse pastapliiatsiga jooni alla tõmbama, et sealt pärast siis õigesti kõik ära kirjutada. Et Kaimeli, sina oled hästi paljudeks olümpiaadideks pidanud elus õppima ja ka iseseisvalt noora keelt, kui sa käisid ju õpilaseks. Sa oled ju veel meil gümnasist jätkuvalt. Et kuidas see siis käib? Võtan kohe praktilise näite, et majandusolümpiaadiks õppides käisin seal 3 aastal järjest, siis lugesin majandusõpikut 5 korda läbi. Esimesel aastal lihtsalt lugesin läbi, siis teisel aastal juba mõtlesin, et nüüd oleks aeg teha märkmeid pliiatsi ja nagu paberiga on ju. Aga see võttis tohutult palju aega, siis ma mõtlesin, et 3. aastal võiks läheneda nii, et ma võtan kõik olulisemad mõtted ja vormistan nii-öelda faili, kuidagi nagu visuaalselt hästi, mitte ei kirjuta neid. Siis vahepeal see visuaalne pilt aitab ka nagu väga palju. Aga vahepeal on see, et mida suuremaks see loetud raamatute hulk kasvab, seda rohkem nagu segamini hakkavad kõik need saadud teadmised minema. Mingis mõttes on nagu kahju ja vahepeal on nii, et kui mingi tõesti väga selline mõte, siis ma pildistan selle enda jaoks üles, näiteks galeriisse, aga ma varsti unustan ära, kus ma selle pildi tegin. Aga kuidagi rahustav on see, et Tauri Tallermaa ütles ka, et tegelikult igast raamatust me ei suudagi palju meelde, et ma võtan võib-olla 5% sealt. Me peamegi hakkama ka neid tükke koguma, mis annavad see suure, et teadliku õppimise puhul ongi tõesti see, et ammutadagi neid palju erinevaid tükke, et siis sealt tuleks mingi uus lava, millele midagi uut peale kasvatada. Millised on sinu nipid, Merili? Ma arvan, minu üks nagu nipp on see, et leida ka endale see sobiv võib-olla viis, kuidas talletada neid asju, et võib-olla alguses ongi, et sa kirjutad käsitsi läbi, et siis sa jätab paremini meelde, et võib-olla mõnele sobib see. Mina teen hetkel nende värviliste järjehoidjatega ja siis pärast kirjutan faili üles ka samamoodi, kus mul on veel teiste raamatute kokkuvõtted. Et leidagi täpselt see endale sobiv viis ja katsetada erinevaid võimalusi. Ma arvan, et kui sa googledad ka, et siis tegelikult leiad päris palju erinevaid variante juba, mille seast nagu katsetama
lugema hakata, et mina algselt alustasin lihtsalt lugemisega, siis mingi hetk hakkasin tegema kokkuvõtteid, lugemispäevik loomulikult ka, eks ju, algkoolis. Ja siis ühel hetkel ma tegin oma raamatu, kus ma hakkasin kirjutama igast raamatust siis kokkuvõtteid. Nüüd ma olen ka läinud nagu digi peale, et mitte liiga mahukaks ka seda samamoodi teha, et ja ma usun, et siit tegelikult mingi hetk ma leian jälle juba järgmise astme, et kuhu edasi areneda. Nii et tasub meeles pidada märkmepabereid, digitaalseid võimalusi, aga kui on näiteks selline hästi kiire periood, ongi eksamiperiood ja see maht on tohutult suur, oletame, et inimene on vahepeal haigega olnud ja ei ole eriti järele õppinud, kuidas siis võib-olla oleks selline kõige kiirem või lihtsalt, et ta midagigi jõuaks läbi hammustada? Näiteks jälle eluline näide, et jälle üheks olümpiaadiks oli vaja õppida, nimelt ajaloo olümpiaad ja seal oli teine maailmasõda, materjali hulk oli nagu kohutav ja ikkagi sa võid küll püüda terve päev õppida, aga ühel hetkel lihtsalt saab jaks otsa ja sa hakkad ikka nagu mõtlema teiste asjade peale. Ja siis ma leidsin variandi, et kuna meile kõigile meeldib Netflixi vaadata, siis ma leidsin sealt ühe vastava sarja ja vaatasin teise maailmasõja teemalist sarja, nagu paralleelselt tegin neid, ehk siis need teoreetilised teadmised üritasin kuidagi praktikasse suunata, et tekiks mingisugused seosed. Ehk siis võib-olla just nagu vaadata mingeid asju, kas või, ma ei tea, oled trennis, kuuladki mingid podcast'e selle teemalisi, et kindlasti neid variante peaks leiduma küll. Et hästi kasulik on nii-öelda kaks asja omavahel ühendada, mul endal ka kirjanduse olümpiaadiks õppida sellised palju tulusam oli kuulata Maarja Vaino Tammsaare teemalist jutusaadet Vikerraadiost, kui lugeda siis seda paksu, mis oli huvitav telliskivi, aga samas ühel hetkel need faktid, sa mõtled, et kas see asi läheb eluliseks ka. Kas Merili, sul on ka selliseid taipamisi tekkinud, et tuleks vahepeal võtta midagi justkui kõrvale, olgu see siis podcast või midagi enamat? No mul on jah, kui ma olen erialaselt kirjandust tarbinud, et võtnud näiteks kas või matemaatika erinevad teooriad ette, et siis on tõesti, et ma lähen kas või ka mõnda videokanalisse vaatama, et okei, mis on mõni lihtsustav näide, et kui tundub, et see tekst, mida ma ammutan, natukene liiga raske võib-olla, et siis tõesti võtta midagi, mis on juba, kes on teinud juba selle töö ära sünteesinud, veel lihtsamaks. Ma mäletan tegelikult, mulle aitas ka gümnaasiumis kohustusliku kirjandusega, sest siis oli tõesti see, et mul oli nagu väga raske vahepeal aru saada, mis toimub selles raamatus. Ja siis võtta kellegi tegelikult mingi kokkuvõtte kõrvale, et seda selgitab lihtsamas keeles ära. Ja ma saan siis vähemalt hakata võrdlema, et okei, see osa, sünteesitud osa tuleb sellest osast, okei, kus ta võtab need järeldused või kuidas ta teeb seal neid kokkuvõtteid, et siis selles mõttes nagu sellist nii-öelda võrdlemist või paralleelitamist on olnud küll. Ma isegi võib-olla lisaks veel seda, et kui ongi kohustuslik kirjandus koolis ja ongi näiteks kuritöö või karistus, et sa ei saa hakata seda lugema nagu järjekordset juturaamatut, et seega on väga suur roll ka õpetajal, nagu tehagi natukene eeltööd. Minu õpetaja meeldib rääkida, et sa ei anna ju beebile lillkapsast kätte, see ju pudestad, peenestad selle ära, teed selle pudruks, et nagu me peame küll ise mõtlema, aga ta justkui annab eeldused, me saaksime sellest aru. Et jah, õpetajal on tähtis roll, seda ütleksin jah. Õpetajad ja teejuhid ja mentorid on üldse tegelikult ju hästi olulised ja kui ma ka oma sõprade ringis olen arutanud raamatute teemat, siis tegelikult hästi tugevalt joonistub läbi see, kas õpetaja on suutnud teha õpilase jaoks selle lugemise kuidagi nauditavaks elamuseks ja ka sellised raskemad teosed, Kuningas Oidipus näiteks kümnendikel on tihti selline, ei oskagi võib-olla midagi ise peale parata, kui analüüsiks seda. Et kui oluline roll on tegelikult analüüsil peale raamatu lugemist või eeltöö tegemist, et mida see raamat endast üldse kujutab? Minu arust sellest mingil määral nagu algabki kõik või lõpeb ka kõik. Et nii eeltööl kui ka analüüsil siis pärast, et kui sa lihtsalt tarbid ja loed, siis pruugib olla see, et sa lihtsalt tihtipeal, mida tajutakse ka on ju see, et sa loed läbi, aga sa tegelikult ei mäleta mitte midagi sellest, mis sa just lugesid. Et see sünteesimine pärast ja samas ka enne juba läbimõtlemine, et okei, mis ma näiteks tahan siit teada saada, mis on minu jaoks oluline, et siis sa nagu hakkad rohkem leidma neid vastuseid iseenda seest ka. Ja siin ilmselgelt see õpetaja roll ka, et kuidas temaga presenteerib, et et kui ta ütleb, et teate, sellega on iga aasta nagu võideldud selle raamatuga, siis see ilmselgelt ei pane mind juba tundma selle osas hästi, ja kui ta ütleb, et teate, see on minu üks lemmikuid, mul on nii palju häid mõtteid, et siis sa juba teistmoodi tegelikult mõtestad seda raamatut enda jaoks ka.
Ja väga head punktid ja just see roll, et kuidas keegi sind häälestab seda raamatut lugema, et ka mina lõpetasin Goodreadsi kasutamise ära puhtalt sellepärast, et kui ma näen, et keegi on juba kirjutanud sinna väga-väga halvasti, aga mulle just meeldib see teos, seda ma just märkasin Eesti noortekirjanduse puhul, et enamasti need, kes kirjutasid, olidki täiskasvanud ja siis tekkiski, et vabandust, ma olen noor. Kuidas sul analüüsi poolega on just olnud? Tihti öeldakse, et hea raamatu puhul on see, et kui sa näiteks paari aasta tagant loed seda uuesti ja uuesti, nüüd sa alati avastad midagi uut, et see näitab justkui, et tegu on tõesti väga hea teosega. Ehk siis tihti ongi see, et mina justkui keskkooli tasandil olev, saangi sealt raamatust mingeid selliseid asju, aga õpetaja, kes on juba elu kogenud, näeb juba teisi asju ja tema justkui näitabki meile, aga vaadake siis nagu teise külje pealt, vaadake, miks ta äkki tegi hoopis niimoodi või niimoodi, et see tõesti nagu aitab seda silmaringi laiendada, teiseks empaatiavõime ja et üldse nagu sügavuti minna, et see tekst ei ole ainult tekst, sa pead nagu oskama ridade vahelt lugeda ja see on nagu nii äge, kui sa oled nagu appi, ta mõtles seda või kuidagi, et ja analüüs on minust kõige olulisem osa üldse, et tihti ju koolis lihtsalt ma pean selle teose läbi saama, ma lihtsalt teen ruttu, ma võib-olla teen isegi sohki, on ju. Aga just, et see analüüsi osa, et vahepeal on näha, et näiteks minu klassivennad, kes tihti ei viitsi üldse lugeda, siis ma nagu näen, et kui nad ikka teemasse nagu haakuvad, siis nad ikka lähevad ikka väga nagu õhinad täis. See on nii tore näha, et kirjandus võib selliseid asju tegelikult teha, et kirjandus on äge. Meil endal klassis tekkis tegelikult näiteks Jane Austeniga. Üks klassiõde hästi kirglikult luges seda ja siis talle tohutult käis meelepihta see, kuidas siis mehed naistega käitusid ja hästi huvitav oli tööda seda, kuidas nagu tekkiski diskussioon raamatust, mida võib-olla paljud ei olnud lugenudki. Et sellised hetked on ägedad, aga teisalt, kui nüüd minna sinna punkti, et teadlik õppimine ja raamatute mitmekordne lugemine, tihti on neid täiskasvanuid, kes ütlevad, et näiteks kui nad lugesid Carsonit väiksena, siis see oli hoopis midagi muud kui nüüd. Et kas teil on ka juba praegu noores eas tekkinud mõni taipamine või uuesti lugemine? Mina just, ma ei tea, aasta tagasi äkki lugesin Väikest printsi uuesti. Et kuidagi see sattus mulle jälle kätte ja ma ei mäleta väga täpselt oma esimesi nagu mõtteid sellest. Aga kui ma teist korda nüüd lugesin, siis ma tajusin kuidagi, et see on nii äge, kuidagi veel sügava mõttelisem. Et mulle kuidagi teise nurga, ma arvan, et ma hakkasin nägema mingisugust teisi seoseid, et täpselt see, mis sa ise ka just ütlesid, Kai, et sa hakkad nagu oma mingisuguste kogemuste pealt sa nagu saad teistsuguse vaatenurka ja siis hakkad nagu kujundama, et mulle kuidagi need tsitaadid vist hakkasid näiteks rohkem meeldima, mis ma märkasin, et ma olen lugenud, et mul tuleb meelde ka, et mis kontekstis see oli. Et see Väike prints oli kindlasti üks nendest, mis ma olen nüüd korduvalt läbi lugenud ja väga nautinud ka. Väike prints on tõesti väga hea näide, ma tunnen ise ka, et see on mul kogu aeg ka kapis olemas, et justkui mingi teos, mida võtad täiesti suvalise koha pealt lahti, ta ikka nagu annab sulle midagi. Võib-olla erialakirjanduse puhul on ka see, et näiteks investeerimisraamatud, et kui sa oled algaja, loed ühe raamatu läbi, nopid sealt nagu mingisuguseid asju, on ju, aga siis kui sa oled teemasse rohkem sisse läinud, oled saanud targemaks ja järgmine kord loed, et siis sa leiad justkui veel uusi asju. Et ka erialakirjanduse puhul, miks ma näiteks ei karda seda endale osta koju, ongi see, et ma tean, et ta õpetab mind kogu aeg, kui ma loen. Aga näiteks üks raamat, mida ma olen korduvalt lugenud, on Andrus Kivirähki Mees, kes teadis ussisõnu. Esimesel korral oli nii selline mul tuli nagu, mida ma just lugesin, mis fantaasia maailma, ma olin nagu, et issand jumala, äkki oligi niimoodi, et kes on lugenud, see teab, et see kuidagi pani mind nii uskuma ja teinekord, kui ma seda lugesin, siis ma jällegi nagu hakkasin leidma kuidagi paralleele tänapäevaga üldse see, ja sa kogu aeg nagu üritad näha mingite teiste nurkadelt ja see on nagu nii kihvt. Kui Haridus- ja Teadusministeerium nüüd võtaks väga julge otsuse vastu ja ütleks just erialakirjandusega seonduvalt, et igal aastal igas õppeaines peavad õpilased läbi lugema ühe raamatu, mis tähendaks seda, et kui praegu kirjanduses heal juhul 1 kuu jooksul 1 raamat, siis see arv ikkagi mitmekordistuks korralikult. Mis te arvaksite sellisest otsusest? Mul on selle osas natukene kartusi, et need, mul on näiteks endal üks isiklik endine klassiõde, kes üldse ei salli raamatut, ta isegi valis ülikooli eriala selle järgi, et ta ei peaks jumala eest väga raamatuid lugema. Ja ma kardan, et mõne inimesega see viiks hästi veel äärmusesse ja võib-olla suunaks veel rohkem tegema sohki. Samas minu ideaalne variant oleks see, kui õpilane saaks valida erinevate teoste vahet vähemalt siis, et tal oleks selline vabadus ikkagi, et kui ta saab valida
ma ei tea, geograafia aines, et sul on kas väga geograafia spetsiifiline raamat või sul on, ma ei tea, mingi minu sarjast raamat, et võib-olla see annaks sellist nagu võimalust ka erinevate huvidega inimest ikkagi leida see meelepärane, et mitte jääda liiga konkreetseks. Et mina, kui ma selle otsusega läheks, siis ma annaks valiku. Väga huvitav. Mis sina, Kaimeli, teeks? Milliseid valikuid annaksid või annaks üldse? Minus on see päris äge mõte, et kinnistamise koha pealt see kindlasti toimiks, aga juba vaadates praegu seda olukorda, et kui paljud lähevad juba praegu sohki pidi, on ju, et siis ma ei usu, et see hästi toimiks. Aga võib-olla, et kui raamatute asemel oleks kinnistavaks näiteks mingid dokumentaalfilmid või isegi mingi teatrikülastus, ma ei tea küll, kuidas geograafiat ja teatrit on natukene selline mõttekoht. Kolumbuse kohta teatritele. Täpselt. Ehk siis valik oleks parem variant. Ehk siis see oleks põnevam võib-olla neile ka, et kui toimuks mingid arutelutunnid, ehk siis ka, et ühte teemat on avatud mitme nurga alt ja siis saaks ka arutada ja leida neid pidepunkte näiteks. Kui mõni õpetaja juhtub kuulama, siis ta kindlasti leidis nüüd uueks õppeaastaks väga palju mõtteid, kuidas seda õppetööd veel rohkem päris eluliseks muuta. Aga Merili, sa mainisid Minusarja raamatuid ja kuidas on tegelikult võimalik üldse reisikirjanduse abil justkui reisida? No pandeemia ajal oli see väga moes, aga nüüd, kui jällegi on piirid lahti, aga võib-olla tihti jääb see finantsilise poole taha. Kuidas te tunnete? Minu arust ei pea siis isegi olema ainult Minusari raamat, vaid ka teised. Ma just ühe sellise näitleja elulugu ka lugesin, see Bear Grylls äkki, kes on teinud ka National Geographicuga erinevaid ellujäämise sellised saateid. Temaga ma ka justkui reisisin kaasa, et Minusari on hästi selline või üks võimalus. Ja et teisalt on ka teisi raamatuid, mille abil minu arust reisida on nagu hästi vägev, et sa näed või saad isegi võib-olla mingisugust sissevaate, õpid, et äkki mina ei ole veel valmis minema džunglisse, aga äkki ma tahaksin minna hoopis Aasiasse mingitele riisipõldudele avastama, et minu arust raamatud on üks väga hea viis, kuidas natukene saada just nagu maitset suhu ja võib-olla juba hakata nagu kompima, et see koht näiteks on küll see, kuhu ma võiks minna. Kaimeli puhul me saame tegelikult spetsiifilisemaks minnes, sa ju läksid aastaks ära Norra ja kuidas sa üldse eelnevalt selle riigiga tutvusid? Mul oli plaanis lugeda läbi Minusarja raamatut, aga ei jõudnud. Võtsin muidugi appi härra Google'i ja uurisin igasuguseid pilte ja lugesin artikleid aga eks kui kohale jõuas said aru, et Google näitab ikka alati kõige paremas küljes seda linna või kohta. Et mul olid Norrast varasemalt mingisugused teadmised, aga ma jätsingi endale mingisuguse üllatusmomendi, et ma lähen nüüd päriselt uut maad avastama, et vahepeal on hea, kui sa ei tea kõike. Et jah, seda. Kas raamatute puhul kehtib ka see, et vahel on hea, kui ei tea kõike? Sa mõtled just see, et me ei saa täpselt aru, et mida autor on tahtnud öelda, et see jääb nii-öelda lahtiseks. Et ta jääb sul kuhugi justkui settima ja võib-olla hiljem käib see aha-efekt ära. Ma arvan, et see on väga hea raamatu tunnus, et ta ei räägi sulle kõike ära. Ka hea filmi tunnus on tegelikult see, kui võtame näiteks ükskõik mis Christopher Nolani filmi, Tenet on ju. Et raamatu puhul on ka see. Jah, kindlasti ja isegi mingil määral ka see, et kui sa pead natukene ise hakkama mõistatama midagi seal sees, et kas veerialakirjanduse puhul võiks öelda, et jätku mõni teoreema poolikuks, võiks väga põnevaks minna. Hästi huvitav seos selle lause, ma just rabasingi, kui Kaimeli ütles selle, siis ma mõtlesin, et huvitav, et kas see kehtib ka päris raamatute puhul, aga ma usun, et siit sai nii mõnigi nüüd vastuse või saab edasi mõelda või settida lasta. Aga tihti öeldakse, et võib-olla me loeme mingisuguseid raamatuid liiga vara. Et kas see võib kehtida või mitte, kas teil on mõne raamatuga selline tunne tekkinud? Ma mäletan, et 5. klassis ma küsisin emalt, et ma tahaks midagi lugeda ja soovita mulle midagi. Ja siis ta andis mulle Charlotte Bronte Jane Eyre'i. Päris mahlane teos, on ju. Aga ma lugesin selle läbi ja ma isegi nautisin seda, see oli minu jaoks väga põnev lugemiselamus ja ma jällegi tundsin, et ma tahaksin seda uuesti läbi lugeda, et näha justkui, kuidas mina olen selle aja jooksul arenenud. Et jah. Mul tekkis Tõe ja õigusega seesama hetk, ma lugesin ta 8. klassi suvel läbi kõik need osad ja siis ma
terve järgmise suve, terve järgmise õppeaasta elasin mõttega, et tee tööd ja näe vaeva ja siis saad stressi. Et siis tekkis selline kuidagi huvitav paralleel sellest, et sa justkui ei saa aru, et miks seda nii palju tsiteeritakse, aga tegelikult ju sisu justkui raamatul ei teatud. Et hästi huvitavad paralleelid võivad tekkida. No Jane Eyre 5. klassis on loomulikult omaette meistriteos. Ja tõde õigusest veel rääkides, et see ongi see, et paljud inimesed võib-olla ei tea, et on 5 osa, et ongi see tõde õigus see 1 on ju, või kui tehaksegi näiteks üldistus, et eesti kirjandus on igav või midagi. Kas sa oled nagu selle ekspert või et kas sa oled tegelikult päriselt ka need kõik läbi lugenud, et sa saad nagu sellist üldistust teha ja just see tsitaat ja tee tööd ja näe vaeva, selle armastus, et see oli ka, et tänu sellele kirjandusolümpiaadile, kus ka minul õnnestus osaleda, et siis sa saadki just aru, kui vale see tegelikult on ja ka Andrus Kivirähk selles oma näidendis Vaimude tund Koidula tunnis, seal ta tõi ka välja, kuidas oletatavalt Tammsaaret see väga-väga häiriv, et kuidas inimesed kasutavad neid tsitaate justkui näidates, ma olen lugenud, on ju, aga tegelikult nad ei tea sellest sisust midagi. Täpselt. Kas Merili küsimus sulle, et ilukirjandus ja justkui päris elu, et kas on tihti tekkinud sul ka hetki nii-öelda eriala ja nii-öelda enesearengu kirjanduse kõrval, et sa tunned, et kas see on ikka päris või kus maailmas nad veel elavad? No mõni raamat on selline, mis tundub hästi minu jaoks kauge. Kas või üks hästi lihtne näide, ma lugesin äsja, aga kus laulavad langustid ja hoopis teistsugune maailm, kus elati, mis tehti. Et siis tundub küll, et nagu hoopis et nii kauge kuidagi minu jaoks ja raske on sinna mõtestada. Samas jällegi, kuna ma ka kuriteokaristuse puhul väga suutsin sisse elada, aga siis siin ma suutsin tegelikult seda empaatiatunnet endale nagu tekitada ja ma arvan, et raamatute võlu ongi see, et sa saad õppida seda teist maailmat, et eriti kui see on kellegi teise vaatevinklist võib-olla kirjutatud, kirjeldab hästi ära neid tundeid, mõtteid, et siis sa saad hakata nagu mõistma kedagi teist ja praegusel ajal eriti on seda mõistmist, ma arvan, väga vaja meil. Et seetõttu võiksid raamatud või mis iganes tegelikult mil moel teosed, mis avavad teiste maailmat, olla väga-väga kasulikud. Just see teise inimese maailma nägemine ka kohustusliku kirjanduse puhul või üldse, kui midagi hakata lugema, avab nii palju silmi. Et hästi soovitan siinkohal Robert Igeri teost 15 aastat Disney tegevjuhina, elu läbi seikluse mingi selline pealkiri oli ja seal saab kuidagi väga huvitalt sisse elada just kui sinna Disney maailma, et me oleme harjunud vaatama multikaid, aga neid alttekste sealt lugeda on ju hoopiski omaette meistriteos kohati. Ja meie tänase episoodi aeg küll hakkab vaikselt kokku tõmbama, aga mitte veel nii kokku tõmbama, et ei saaksid 3 head raamatusoovitust. Nii et ole hea, Kaimili, tee ots lahti ja selgita võib-olla, miks teadlik õppimise teemal just need raamatud võiksid olla kellegi lugemisvaras. Kohe, kui sa seda küsid, siis mis mul pähe torkas on Jaan Aru loovusest ja lugemisest, siis Tauri Tallermaa ajulugu ja soovitaksin ka Joe Bowleri Piirideta mõistus. Loovusest ja lugemisest, mis see nüüd on siis? See on siis Jaan Aru kõige värskem sünnitis, et tõeline teemant võiks kohe öelda, et see on nii äge, kuidas ta kirjutab teadusest nii põnevalt, et see tekitab sulle selline tunde, et ma tahaks nagu juurde õppida ja ta toob nii elulisi näiteid ja kuidagi sellised motivatsiooni andvad ja üldse see stiil, kuidas ta seda teeb ja ma tõesti otsustasin selle raamatu endale ka osta, et seda jällegi pidevalt läbi lugeda, et järjest nagu saada neid tükke sealt juurde. See pealkiri kõlas nii ägedalt, sellepärast ma küsisingi lihtsalt huvitav, mis see olla võib, et loovus ja siis paned lugelemise kokku, aga kui sa niimoodi seda presenteerid, no vot see on see, et esitle hästi raamatut. Nii, aga Merili, mis on sinu soovitused? Mul on siis, ütleme nii, ingliskeelsed soovitused rohkem. Üks on Jim Quick ja Limitless. Ma ei ole päris täpselt kindel, kas seda on eestikeelset varianti ka saadaval, aga see räägib hästi väga palju erinevatest tehnikatest, mida kasutada, et nii sellest, et kuidas mälu treenida näiteks, kuidas kiirlugemist teha ja ka harjumustest tsipa. Harjumuste poole pealt on minu üks selline kuldvara Atomic Habits, atoomilised harjumused äkki või aatomharjumused eestikeelse pealkirjaga ja James Clear.
väga hea raamat, võtab tükkideks selle, kuidas teha nii, et sa, ma ei tea, ärkad hommikul esimese asjana trenni või siis, et sa enam ei binge-watchi Netflixi või ei lähe kohe notification itega kaasa. Et selles mõttes väga suurepärane, hästi praktiline raamat. Mis aatomeharjumustest on selline asi olnud, mida sa oma elus nüüd rakendad peale raamatu lugemist? Üks hästi lihtne asi on näiteks see, et kuidas ma ka iga hommik ja õhtu loen raamatuid, on see, et mul on raamat kohe öökapi peal. Ehk siis, kuidas ma olen harjumusi lihtsamaks teinud enda jaoks, on see, et kui ma tahan miskit teha, et siis nad on hästi kuskil, ma ei tea, lihtsasti kättesaadavad. Või siis ka D-vitamiin tegelikult, mis on aknalaua peal, kohe söögilaua kõrval, siis sul ei lähe meelest ära, et seda võtta. Ja siis ma ei tea, peidad šokolaadi ära, siis ei tule ka meelde, et seda süüa nii palju. Et sellised näiteks näited. Kaimeli, milline on sinu lugemisrutiin? Et me andsime just kuulajatele väga head mõtted, mida tasuks hakata lugema, aga nüüd ta võtab selle raamatu kätte, aga mis edasi saab, et millised need rutiini nipid on? Kui täiesti aus olla, siis minu rutiin on tõesti väga kaootiline, aga minu põhimõte on see, et alati, kui sa mõtled, et sul on kiire, siis sa lihtsalt pead leidma aja, et sa lihtsalt võtad selle aja ja ma võtangi aja ja lihtsalt istun ja loen, et ma ei tunne süümepiinu, sellepärast mul on miski tegemata või miski on kiires. See on minu aeg ja ma tõesti tahan kas või pool tundi lugeda ja lihtsalt kaduda korraks nagu sinna raamatumaailma. Et võib-olla lihtsalt soovitus olekski see, et tee seda süümepiinad, et lihtsalt võta see aeg endale. Kui tihti sa ise raamatumaailma just ära kaod, et vaatad, et oi, kell on juba 3 öösel, mis nüüd edasi saab? Jah, neid oi, kell on juba 3 öösel on liiga tihti. Et see nii-öelda väljumine sellest maailmast on tegelikult päris raske ja siis sa just pead nagu sisemist võitlust tegema, et ei, rohkem ei loe. Jäta see peatükk homseks ja saad homme ka lõpuni minna, on ju. Et aga lihtsalt pead kinni panema ja nii ta ongi lihtne ja loogiline. Merili, te olete korraldamas lugemisretriiti. Mis asi see üldse on, kui me rääkisime siin harjumustest ja sellest, kas saab võtta kaootiliselt või sellest, et lihtsalt tuleb see aeg võtta ja lugeda, aga mida tähendab retriit koos lugemisega? Ja see on üks, mis vist eelmise aasta suvel tekkis meil ideena, et retriidid on hästi populaarsed, et võiks midagi teha siis, kuna me oleme suuresti lugemisfännid, changemaker siis, et võiks midagi teistsugust teha. Et retriidid on ise põhimõtteliselt nagu puhkelaagrid, ma võiks isegi öelda, et kus inimesed võtavad aja maha, tihtipeale need on alguse saanud siiski kas joogast või meditatsioonist, et on sellist joogaretriidid, meditatsiooniretriidid, aga mõtlesime, et lugemine on see miski, mille jaoks inimestel kuidagi ei olegi seda kas julgust võtta aega või see on liiga kiire ja raamat tundub nii tülikas, et siis aga miks mitte, et võtame inimest kokku ja lihtsalt loeme. Ühe sellise katsetuse tegelikult oleme teinud ka juba lugemisretriidina ja hästi lahe efekt oli ka see, et me terve päeva lugesime ja lugemisega kaasnesid ka mõnusad lõunauinakud. Et see oli väga mõnus ja tõesti nagu puhkasid tohutult välja. Ei, nende uinakutega on et tihti, kus ma loen, on voodis. Võib-olla pole kõige mõistlikum koht. Et raamat pole igav, aga vahepeal lihtsalt, minu see on isegi kõige nauditavam viis magama jääda, kui sa lihtsalt pooled laused niimoodi. Ja kõige huvitavam on see, kui sa oled kuu aega lugenud nii-öelda tavalist kirjandust ja seda, mida muidu ja siis kohustusliku kirjandusega ikka mõtled, et super lugeja nagu oled, et 300 lehte 3 tunniga ja siis võtad selle 150 ja mõtled, näed, ja enne uinakut nagu siin enne magama jäämist siis lugeda ja siis avastad järgmine hommik, et tere kell 5, loeme edasi. Et need on need kõige tegelikult ägedamad hetked üldse raamatutega, sest et see sisu on nii huvitav, et sa ei pea isegi äratust kella panema. Sa ärkad lausa selle peale, et jäid nii vara magama selle raamatu kaisus. Ja küsiks võib-olla tegelikult teilt ühe sellise mõtteviisi ka, kuidas teie ise endale raamatuid valite üldse? Mul üks suur viis on ju vist teiste soovitused ka ja ma palju ikkagi uurin ringi ja küsin, et mis sa loed, et mul näiteks kas või isa on hästi suur lugemisfänn ja tema poolt ikka tuleb vahepeal soovitus, et kuule, vaata, see on äge raamat või siis mu elukaaslane loeb hästi palju raamatuid, et tema käest, kui temale midagi satub, siis kiirelt see satub tegelikult ka minu kätte. Et teiste soovitused on hästi nagu hea viis, mis on minu jaoks toiminud, et tihtipeale ikkagi on sarnane selline maitse või stiil, ütleme nii.
ja teistpidi ma ikkagi proovin vaadata ka, et mis mulle tol hetkel just praegu sobib, et hetkel näiteks ma olen hästi palju tarbinud just erialast kirjandust või enesearenguraamatuid, et nüüd ma olen just selle rohkem jälle läinud tagasi ilukirjanduslikku teed. Vahepeal jällegi oli see soov, aga ma tahan hästi palju teada saada just oma eriala kohta, et siis ma läksin hoopis teistpidi ka. Kui mõni harrastab nii-öelda shoppamist, siis mina harrastan raamatukogust ringi luusimis, on ju. Et vahepeal ma lihtsalt käingi mööda riiuleid ja lihtsalt vaatan raamatutele otsa ja lihtsalt usaldan enda sisetunnet, et mis mulle meeldib teha on see, et ma ei tarbi ainult konkreetse žanri teoseid, vaid üritangi hästi erinevaid asju võtta. Näiteks mul on hetkel pooleli tuumaenergiast rääkiv raamat, siis üks kosmose odüsseia ja siis ka üks lihtne armastusromaan, ehk siis selline nagu vaheldumine hoiab sellist nagu värskust raamatute sees, et ma ütleks muidugi ka, et soovitused aitavad, kui õpetaja näiteks ütleb, et see oli nii hea, siis ma täiesti tunnen ka nagu, et kui talle meeldib, siis mulle ka meeldib, on ju. Et jah, sisetunnet usaldada ja võib-olla peab seda ka nagu tõdema, et raamat võib olla küll hea, aga võib-olla polegi õige hetk selle lugemiseks. Et mul on vahepeal raskusi näiteks raamatu pooleli jätmisega, aga siis ma nagu tunnistan endale, et tõesti sa praegu ei suuda süveneda ja kui sa suudad süveneda, sa mingis mõttes nagu solvad seda kirjanikku, on ju. Et siis sa võta mõni teine moment aastas ja loe see siis uuesti läbi, et sa tead, et see on siin see olemas, sa jõudad seda lõpuni, aga sa saad alati tagasi tulla. Väga head mõtted ja see kirjaniku nii-öelda austamine, see on eriti hea asi, mida siia tänase episoodi lõppu öelda. Nii et meie omalt poolt täname kuulajaid ja meie taskuhäälinguga on võimalik olla kursis siis Spotify ja SoundCloudi vahendusel ja muidugi ka Teevit veebi www.teevit.ee kaudu ja ühtlasid sotsiaalmeedias. Aga minu poolt tõesti suur aitäh Merilile ja Kaimelile, et te andsite niivõrd suured mõtted edasi ja ma usun, et kuulajatel oli siin nii miskitki noppida nii lugemisretriitide, uinakute kui ka tegelikult ka raamatu ja kvaliteetaja seosest. Nii et aitäh ja lugemiseni! Aitäh! Aitäh!